sissejuhatuseks tahaks öelda, et see on väga pidulik lugu ja kes on nüüd telesarjade sõbrad, siis on selline telesari nagu Westminster Abbey ja selle loo autor elas kunagi seal, õigemini isegi sündis, kogu oma elu elas, töötas seal Westminster Abbey's ja ka suri seal. Nii et see on selline, kes nüüd seda teleseriaali siis ette kujutab, siis see on niisugune väga kuninglik ja väga pidulik lugu. Autor on Henry Purcell. Nüüd nägime mingi 500 vana muusikat, siis on tantsumuusikat. Tegelikult ma arvan, see ju ka emmade peale, ma arvan, et see oli juba 500 tagasi ka. Siis lõbusa muusik, vana muusikat, neid tantsid on alati tegelikult väga aktuaalne. Siis Renesansse festival.
ütlen ka siis paar sõna, et meil on peaaegu kõik ingliskeelsed. Tegemist on siis keskaja teemalise palaga, keskaja laad siis pealkirjaks ja te ilmselt teate, et keskaeg oli ajaloos umbes 11–15 sajand. tere, hea rahvas, et nii kogenud seltskonnaga nagu siin laval tulebki mängida muusikat hästi erinevatest aegadest ja nüüd me teeme hüppe umbes 3 sajandit edasi. Gustav Holst, kes on selle meloodia nii-öelda rahvani tooja, oli pigem hilisromantik. Ta on kirjutanud väga palju mõnusat pupimuusikat ja ühtlasi see väike seade on nüüd maailma esiettekanne siin ja selle koosseisuga ma ei ole seda seadet vahel mänginud ja järgmine kord on võimalik kuulda seda Lääneranna vallas, kust ma tulen. Mul on nüüd seal oma eramuusikakool ja me proovime teha kõike sama hästi kui need lapsed siin. Aga nüüd head kuulamist.
järgmiseks kuulete täitsa teistsugust lugu, Banana Boat Song ehk banaanilaeva lugu, kus võite kujutada ette, kuidas siis laevad, näiteks laeva peal banaanid meieni jõuavad siin lugu. järgmist lugu sissejuhatuseks peab mainima, et see on selline hästi mõnus lugu, räägib täiesti igapäevasest asjast. Nimelt paljudel meist on kodus kassid. Ja kassid on sellised isepäised loomad, et nad teevad ikka seda, mis neile meeldib. Ja ühel päeval läks kass kaduma, kõik olid paanikasena. Järgmisel hommikul oli kass selle kodus ja endiselt ilus ja armas. Sellest see lugu räägib.
faktitäpsustus. Kolleeg Anton rääkis, et kõik pealkirjad on ingliskeelsed, et see nüüd ei vasta päris tõele, et järgmine pealkiri on täitsa norrakate emakeeles, aga kuna ma skandinaavia keeltes väga tugev ei ole, siis ma niimoodi peale vaadates ma ei oska öelda, kas on Boukmaal või Niinorsk, aga igal juhul tähendab ta Aafrika loomad. Ja selle looga toimus siin oleva koosseisu ehmatuseks selline asi, et siis öeldi järsku neile. Kuulge, vaadake, kõik asjad ei ole noored kirjutatud. Et nüüd on niimoodi, et kui me jõuame numbrisse 41, siis me mängime ja 43 tuleb siis, kui näitame ja siis vahepeal tehti igasugused Aafrika loomade häälema pildidega. Või veel pildideta, ega midagi muuga. Et see on väike loomingulisuse ülesanne. Ja nüüd vaatame, kuidas välja tuleb. Kui ma vahepeal eest ära kaon, siis see võib kõlada päris hirmsasti, aga kõik on planeeritud. Ühel hetkel saab asi jälle korda. Ja juhust kasutades teate, et minu juurde tuleb mikrit panna, kui siin on nende laste vanemaid, siis mina ütlen, et kõige õigem, mida te teeksite ühe nädalaga oma lapse oma suvevaheajast, et pange ta augustikuus Tamme festivalile Võrus. 6 päeva saate lapsest puhata ja seal on põnev. Kui te sellest tahate rääkida, siis kõige targem inimene sellest rääkiva istub seal praegu Metsasarvede otsas, varsti tuleb ette ka. Vati, lihtsalt, see oli vihje. Aga võtame looga.
kas mindid jalutama Teisiku tänavale. enne kui hakkab kõlama viimane, selle kontserdi viimane lugu, mida siis esitab ühisorkester, kus on nii noored kui edasi jõudnud koos. Tahaks natukene rääkida sellest laagrist, mis toimus nüüd. Et me olime siis 3 päeva Kopra talus, Tuhalane vallas ja meid oli kokku 83 inimest, kellest siis 70 olid noored ja 13 õpetaja. Ja nüüd võib-olla olekski õige moment tänada õpetajaid. Paluks siia ühe kaupa ette. Miranda. Arno Antoni.
Gert Langele. Riina Kogan. Jaan Tamm. Mati Põdra. Aveli Paide. Elli Käbi. Ülle Sirkas. Külli Tearu. Mina olen siis Anton Kogan. Ja meil on nüüd kuidagi kujunenud välja selline traditsioon, et just Livoonia lagrites täname aasta kõige tublimaid puhkpillimuusika edendajaid. Ja seekord kõige tublim puhkpillimuusika edendaja 2022 on Gunnar Pettaik. Viimane sõna ennustada, kui te hakkate jälle inimese muusikat kuulama, et meil on palju toetajaid see aasta. Te näete neid sealt ekraani pealt, aga väga palju on meid toetanud Karksi Nuia Kultuurikeskus. Et paluks siis aitäh! Anton jookseb kiiresti edasi, aga Anton on ka ütleja, aga tegelikult Anton on see üldkordaja selline projekt, ma tahan kiiresti Anton veel peale.
kuulsime publiku kaasa laulda, aga ma ootan natuke tekst. Kas meie saame seda lugu natuke ette laulda? Me laulame ette, kuna nad kuulavad sõnad. Kas me saame laulda? See on impressioon, kuidas meie... juba tuleb. No me laulame see viisus kord. Jah? Selles laulus kreega korras ja hoid. Väikene hiilja väga armas hoid. Siin laulus kreega hängu ja liit. Konnake kurv ja mitlikumatusi. Siis ei kuulda. Vaata, nüüd kuulame teile. Aga austame.